Täna oleme siin Saku kiriku ehitusplatsil koos mehega, kes tegeleb järelevalvega. Kes teie olete? Tere, minu nimi on Ahto Noor Audium OÜ-st, kes pakub omaniku järelevalve teenuseid tellijatele. Järelevalve, mis see tähendab? Omaniku järelevalve kaasneb siis kogu ehitise ajal tellija usaldusisikuna ehitusalal ja aitab kaasa ehitise valmimisele, mis siis vaatab ja oma töödes juhindub eelkõige projektidest ja muudest ehitusega seotud seadusandlustest. Kellele siis järelevalve on üldse kohustuslik? Järelevalve on Eesti Vabariigis nõutud nendele objektidele, millele on võetud ehitusluba ja mis on siis suuremad kui 60 ruutu ja kui on ehitusluba võetud ka rekile või remondile, ka sinna on omaniku järelevalve vajalik. Ja kui keegi siis seda tööd ei telli, mis siis võib juhtuda? No siis võib juhtuda need kõige hullemad asjad, mis on nagu meil kõik kohtussegi jõudnud ja arusaamatused, kui kas hoone ei ole soojapidav, torud lekivad või ei ole voolu ja et kes on siis selles süüdi. Ja tavaliselt läheb see nii tellijale kui ka võib-olla ehituse peatöövõtjale päris kulukaks. Sina käisid siin eelmine aasta, kui ehitati ja hakkad nüüd uuesti käima. Et kui tihti sa siin koha peal hakkad nüüd käima, kirikus käima nii-öelda? No, eks esialgu ehituse ajal tuleb siin küllaltki tihti käia ja vaadata ja hoida silma asjad peal, et kõik õiges järjestuses läheksid ja tellijale soovi kohaselt valmis saaksid. Mis puudutab pärastpoole, ka siin ei ole see välistatud. Kiriku ehitamine, see on ju Eesti pinnal päris haruldane asi. Et millised mõtted tekib sul, kui sul on ülesande olla siin järelevalve? No, minu arust ehitada ja järelevalvet teostada kaubanduskeskuste, lasteaedade, koolide, haiglate, elumajade üle võib teha aastas mitu tükki, aga kirikut selle ehitamine või omaniku järelevalve teostamine on juba iseenesest üks suuremaid väljakutseid, sest neid asju saab ehitada või omaniku järelevalve teha tõesti ainult teatud hulk inimesi. Ja seekord olen mina selleks võidu numbriks olnud. Samas on mõned arhitektuurilised asjad päris erilised kiriku puhul, näiteks kirikutorn, võib-olla ka teised asjad, päris järsk katus näiteks. Et kuidas näete neid asju, kas siin on ohud, mis tavalist hoonete või kaubanduskeskuste puhul ei ole? Ei, ma ei usu, et siin midagi ohtu on, ega samasuguse sildeavadega ja suuremate sildeavadega on ju hooneid küll, mida on tehtud ja ehitatud. Aga eks selle kiriku puhul ole ju uued väljakutsed, kas või see päikesepaneelide süsteem katusel, mida mujal ei ole nagu veel tehtud, midagi uuemat. Ja akustika on väga suur osakaal, millele tuleb rõhku panna. Need on võib-olla niisugused omapärasemad asjad siin. Suur tänu, Audiumi järelevalve Ahto Noor, õnnistatud järelevalvet!